Tere päralõunat kõigile. Rõõm näha, et siin on nii palju osalisi meil täna. Tänasel webinaril, nagu ma lubasin, ei keskendu ma ainult uutele nuppudele ja asjadele, vaid proovin näidata teile just neid asju, mis hoiavad kokku teie väärtuslikku aega. Mina olen Terje Korberg, Lumioni müügiesindaja. Minu igapäevatöö ei ole küll seotud arhitektuuri renderdamisega, aga Lumioni asjadest ma oskan teile rääkida, mudeldamisest mitte nii väga. Ise kasutan ma igapäevaselt Adobe lahendusi, kuna olen tegelikult turundaja, ehk siis pilditöötlus ja see on minu valdkond ja siis kuidas neid materjale turundada. Tänane kava näeb välja ette selline. Ma olen teinud ette videod, ehk siis nad ei ole kiirendusega, mingid renderdused panin kiirenduse peale, näitan teile reaalselt, kui kiiresti valmivad tänu siis uuendustele ja AI tehnoloogiale pildid. Proovin hoida kokku nii teie kui enda aega, ehk siis ajaliselt te näete kõik ära täpselt, kuidas toimub. Alguses näitan siis uusi võimalusi ja lõpus proovin näidata ka siis kasulikke nippe, mis ei ole küll seotud ainult uuendustega, vaid siuksed üldised asjad, mida ma olen ise märganud, et paljud kasutajad ei tea või on ära unustanud, et kuidas mida teha. Kui on mingeid probleeme heli pildiga, vahest ikka juhtub, siis kirjutage chatti. Kes tahab, et ma tal mikrofoni avan, võib käe tõsta, küsimusi esitada. Kõige alguses võtaks ette siis Lumioni esipaneeli. Kuna siin on ka inimesi, kes ei ole arvatavasti Lumioni ise kunagi kasutanud, siis ma pikalt sellele ei peatu, aga näitan teile siis põhiasjad ära, kas siis meelde tuletamiseks või siis ka uute teadmiste saamiseks. Esipaneel näeb Lumioni siis välja selline, kui te ta alguses avate. Soovitan kõigil vaadata üle oma seaded, need leiate alt, hammasratta ikooni pealt. Vajutades selle peale, tuleb lahti settingud. Te saate siin valida, kas Lumion on teil täisekraani peal, ehk siis lülitate sisse välja. Te saate valida pildi kvaliteeti. Soovitan hoida selle keskmise peale, ei pea põhjas olema, samamoodi resolutsiooniga ei pea olema põhjas, võib olla 50% ja alati pange sisse use proxys on. Ehk siis need kõik valikud ei mõjuta seda, milline tuleb renderdus, vaid kuidas siis tarkvara jookseb teie arvutis. Ja siin on näha lingid, kuidas te saate siis Lumioni konto peale oma litsentsi haldama oma kontot. Hammasratta all on küsimärk. Kui te lihtsalt hiirega peale lähete, siis ta näitab teile infot ja kui peale vajutate, avab ta tutorialid. Siin on siis lühikesed õpetused. Vajutades peale, lähete ise programmi, Lumion ütleb, vajuta siia, tee seda. Hea koht, kus õppida uusi asju või siis meelde tuletada, kuidas mis toimib. Great New all on päris mitmeid uusi põhjasid, kus te saate siis oma valmis 3D mudeli panna. On shopping area, naabruskond, lihtsalt showroomid ja valmis filtritega juba siis aastaajad. Ehk siis teil oleks ülikiire ja mugav, panete oma 3D mudeli paika, ümbruskond põhimõtteliselt on juba valmis. Examplesite alla on ka lisatud uusi Lumioni professionaalide poolt tehtud siis valmis projekte. Neid on hea kasutada siis õppimiseks ja ka saate siit seadeid kopeerida ja vaadata, kuidas tehtud on. Benchmarki alt näete te, kuidas on teie arvutiseaded. Minu arvuti on tavaline gaimeri laptop, aga kui on juba üle miinimumi, toimib Lumion suht hästi. Ja alt leiate siis kasulikud lingid, mis viivad siis Lumioni portaali ja keskel näitab Lumion siis olulisemaid uuendusi ja uusi asju.
ja viib teid vajalikudesse kohtadesse. Ülevalt saate valida keelt, kui teile ei sobi inglise keelt, saate valida siin endale sobiva keele. Sellega on kõik. Nii, nüüd vaatame edasi siis, kuidas teha tööd ja saada siis see 3D mudel, kas siis ruttu Lumioni või siis näitan ka seda versiooni, et kuidas siis ruttu saab ka teie 3D mudelis nüüd renderdatud pildi saata juba siis kas kliendile või koostööpartnerile koostöö tegemiseks. LiveSynci puhul on Lumion teinud paremaks siis, et ta võtab vähem mahtu. Ehk siis LiveSynci pigem ei kasutata niikuinii terve tööpäev, ehk siis enamus inimesed ei kasuta, et tal on Revit ja Lumion korraga lahti, kuna need on mõlemad väga mahukad tarkvarad, aga ta on paremini nüüd optimeeritud, materjalid peaks olema paremini näha ja et kui teil on vaja kiireid mingeid otsuseid teha, siis nüüd ta toimib paremini kui ennem. Aga kõige paremini nii-öelda kiirete renderduste tegemiseks soovitan kasutada Lumioni uut pluginat, Lumion View'd. Ja kui on palju muutmist nii-öelda mudelites, näiteks siis, eks ju, Revitis on mudeli muudatus ja siis on vaja see Lumioni kajastada, siis kõige mugavam on ikkagi valida linkimise funktsioon ja siis uuendada mudelit läbi refreshi, ehk siis te impordi-ekspordi neid kogu aeg, vaid kui te teete Revitis muudatuse, salvestate sellesse samasse kausta sama nimega faili, siis ja vajutate lihtsalt Lumionis nupukest uuenda, siis Lumion on piisavalt tark, ta juba saab aru, kas on mingi sein muutunud, ma ei tea, mingi aken on ära kustutatud, mingi tooli ja te ei pea uuesti kõike alustama. Aga ma näitan teile ka siis, kuidas see kõik toimib. Ma näitan Reviti peal. 3D vaade tuleb valida muidugi alati. Mina võtsin lihtsalt Reviti näidisfailis siis luubi nii-öelda esiku. Valisin siit Lumion tabi. Siin on teil siis Lumion syngi valikud, Lumion view valikud. Seadetest soovitan alati kaamerat syngis hoida, et teil oleks mugavam töötada. Ja vajutan start nuppu. Mõni hetk ja ta avab teile Lumionis täpselt sama vaate, kui teil oli Revitis. Siin te näete neid materjale, midagi Lumion toob üle, midagi ei too. Avan uuesti Reviti, muudan näiteks seda käsipuud, vahetan välja. Näiteks ei soovi teha suuremaid muudatusi Revitis, lihtsalt muudan selle kuju ja näiteks soovin Lumionis muuta materjali, et siis on ta siuke mugav nii-öelda seda synki kasutada. Vahetasin käsipuu välja, siuke must. Ja nüüd, kui ma tahan näha, kuidas ta näiteks mingi Lumioni materjaliga toimib, siis valin lihtsalt selle materjali, muudan ära ja mul on kiire ülevaade kohe. Kas mulle see meeldib või ei meeldi või on vaja veel midagi muuta. Et mahtu kokku hoida, siis võite kaamera synkimise välja lülitada või panna pausi peale synkimise, et see ka aitab kaasa. Panen selle stopi peale ja lähme edasi. Lumion siis uue pluginaga View. Käivitan selle samamoodi, läheb mõni hetk. Ja tema juba siis näitab hästi ilusti neid materjale, mis meil on määratud siis meie modelleerimistarkvaras, minu puhul siis Revitis. Ülevalt siis pilveikooni pealt saate vaadata, kuidas päiksevalgus toimub, ehk siis Sunstudy, kui tal on nii-öelda koordinaadid paigas, ta teab, kus te olete, siis saate katsetada, kuidas toimib. Valida siin, kui ere on ja samamoodi, kui teete väljas, näiteks välifassaadi renderdusi või midagi, siis saate ka tausta ära kustutada. Siit saate valida siis näiteks kuskil võistlustel osalemiseks erinevaid valikuid, valget värvi saate ka muuta, aga me võtame realistlikku ja lähme renderdama.
Valin Full HD, see on ekraani jaoks täiesti sobiv. Valin siit nii-öelda pikliku pildi, panen render fail, valin kausta, kuhu ta salvestada. Mõni hetk läheb. Ja selle pildi renderdamiseks läks tal umbes 2 minutit. Proovisin ka Revitis oma render pluginat samade seadetega, samade asjadega läks ikkagi poole kauem, kui mitte isegi rohkem. Ja kui ta on selle valmis saanud, siis te saate pilti kas kopeerida, avada selles kaustas või siis automaatselt uploadida ta pilve keskkonda, on siis Lumioni uus keskkond. Ma klikkan sellele, läheb samamoodi mõni hetk ja ta salvestab selle automaatselt minu Lumioni konto pilve ja ma saan siit kohe lingi kaudu sinna minna. Minu renderdus on siin näha. Siit saan erinevaid valikuid teha, kommenteerida, joonistada, määrata, mis staadiumis see pilt on. Ja suur muudatus siis AI upscaler, mida Lumion praegu teeb, pakub, on siis, ma saan selle sama pildi resolutsiooni kas siis teha 2 korda suuremaks või 4 korda suuremaks. Ma teen praegu 4 korda suuremaks, see samuti võttis ainult alla minuti ja teil tuleb 4 korda suurem pilt, kui te algselt valisite, ehk siis näiteks, kui te teete desktopi peale, lasete renderdada pildi, siis te saate teha ruttudest nii-öelda trükikõlbliku faili ka. Ja siit on näha siis, et see AI, ta suudab või on õpetatud siis piksleid täitma, ta ei venita, ta ei tee midagi, ta on õpetatud niimoodi, et ta täidabki kõik selle ala pikslitega ära, ta tunneb ray tracing ut, ta teab, kuidas materjalid toimivad, kuidas päiksevarjudega olla. Siit saate edasi ta siis salvestada pilve endale või arvutisse, saate salvestada koopia, ehk siis tal jääb ka nii-öelda Lumion Cloud salvestab teil erinevad versioonid, te näete esimest versiooni, teist versiooni. Vajutan save ja kõik see võttis aega umbes kokku, kui teil ei ole väga mingeid muudatusi, siis 5 minutit ja teil on põhimõtteliselt valmis link, mida te saate siis juba jagada. Siin on näha siis versioon 1, versioon 2. Kui vajutan share, saan määrata konkreetsele inimesele selle või siis teha avaliku lingi. Saan võtta QR-koodi, selle salvestada arvutisse, kliendile saata või siis lingi kloppida. Näitan teile ka, kuidas siis näeb inimene, kellel ei ole Lumioni kontot. Ta võtab selle avaliku lingi, panen selle siis endal Google'i külaliskontole ja tal on näha siis täpselt sama vaade. Ta saab seda kommenteerida, sinna peale märkuseid lisada. Näiteks joonistab siia, et see käsipuu talle ikkagi ei sobi, kirjutab oma kirja. Saab lisada siia ka manuseid juurde, näiteks sobiva materjali või asjaga ja siis saab selle saata edasi. Ehk siis see on väga mugav ja kiire lahendus, teil ei ole vaja mingeid muid pilvelahendusi või jagamiseks. Või siis paljud kindlasti kasutavad täna mingeid teisi pildirenderdajaid, mis teeks asja paremaks. Et siis Lumion Cloud on kõigile litsentsidega saadavad ja samamoodi see AI upscaler. Kui meil on nüüd see 3D mudel olemas, samamoodi kasutan siin näidises seda suurt Reviti näidisfaili, siis on soovitus kasutada Lumionil on uus nii-öelda jõudluse näitaja. Ehk siis, kui ta läheb teil punasesse või kollasesse, siis tulge vaadake üle, kas te saate võtta kvaliteeti maha, saate mingeid layereid, mingeid objekte vähemaks, näiteks ära peita ja samamoodi use proxys, ehk siis saate selle sisse lülitada, kui on näiteks meelest ära läinud. Ehk siis renderdamine ja tööprotsess on palju kiirem ja uuendatud on ka layerite süsteem. Et
kui vanasti seda ei olnud, siis tuli, nüüd on puht vabadus, saate otsida, saate aktiveerida siitsamast kas siis kihikaupa või konkreetse objekti. Kui te tahate midagi otsida, saate ülevalt panna otsingusse, ma näiteks panen siin background, mul palju asju siin hetkel ei ole. Näiteks panengi back'i otsingusse, ma näen kohe ära, kus layer'i peal ta on, kus ma ta leian, kui vaja, siis saan selekteerida ta siit. Nähtamatuks saab teha asju, mis ei ole aktiivne, eks ju, ehk siis maja näiteks praegu. Ja kui lähen teise layer'i peale, saan siit ka panna ta peitu, et ta võtaks vähem mahtu. Layer'eid saab liigutada nüüd, kui teil on vajadus näiteks, et paremini organiseerida seda kõike. Ja teil on ka valik, kas te siis tahate, et need layer'id oleks kogu aeg nähtaval või mitte. Siin nurgas on siis väike nupukene, et kas siis lülitate selle sisse või välja. Ma arvan, et need hoiavad teie aega kokku ikka päris korralikult ja võtavad mahtu vähemaks. Edasi liigume siis looduse juurde, et taimed siin Eesti kliimas ja renderdus või üldse need programmid on olnud sellised, et ütleme Põhjamaade või Eesti jaoks on raske taimi leida, et peab ikkagi minema ja otsima kuskilt ilusaid kadakaid või mingeid selliseid asju, siis selle uuendusega on just pühendatud hästi palju meie laiuskraadile, on lisatud kadakaid, igasuguseid lilli, mis sobivad siis meie laiuskraadile, et ei ole ainult palmid ja küpressid ja pluss siis on väga palju fotogrammeetrilisi puid, ehk siis mida siis saab kasutada lähivõteteks, et oleks võimalikult loomulikult see kõik. Ja üks asi veel, mis väga palju aega peaks teile juurde andma, on siis air placement. Põhimõtteliselt 2 minutiga saate katta suure ala erinevate taimedega, ma kohe näitan ka seda teile. Ehk siis kui täna on moes näiteks katustele lisada mingid ilusad pargid, siis ongi te valite lihtsalt katuse, ta saab automaatselt aru, et see on see pindala, valite sinna, ma ei tea, kas või näiteks 20 erinevat taime, põhimõtteliselt 1-2 klikki ja terve see ala on täidetud teie valitud taimedega. Te saate neid hiljem siis vahetada, muuta, liigutada ja samamoodi on siis võimalik ise joonistada ala, nagu siin videos on tehtud, et ümaralt, et peenardega täita. Ma valin siis tavalise selle plain põhja, lisan siia ühe lihtsalt selle valge maja kasti. Sinna. Maastiku puhul siis valin talle sobiva maastiku, aga ma tean, et ma ei ole vähemalt ise leidnud Lumionis nii-öelda musta mulda, ehk siis Google'ist ma laadisin alla pildi musta mullaga, et kuidas siis teha peenard. Panen paika siit layer'id jälle, peenra, näitan, kuidas hekki lisada mugavalt kiiresti. Layer'id kasutan siis jälle selleks, et mul oleks mugav hallata, võib-olla ma kuskil renderdustes ei taha midagi kasutada, tahan ära peita või mingeid kindlaid kihte neile määrata, et siis on hea mugav, kui sul on kõik eraldi layer'ite peal. Nii. Landscape'i puhul siis valin Euroopa farmi maastikku. Siit saate valida sobiva keskkonna. Kuna musta mulda siin ei ole, nagu mul vaja, siis ma valin selle ja valin omal arvutis siis lihtsalt Google'ist võetud mullapildi struktuuri ja joonistan siia maja kõrvale sellise peenra. Ma ei tee seda väga täpselt, maastikuarhitektid või kes te olete, et kindlasti teete ilusama ja saate siia kivi ääre panna või mida iganes. Ma lihtsalt näitan teile, kuidas hästi kiiresti
teha mingid kasvõi esmaseid sketše või kuidas vaadata, kuidas mis toimib ja kuidas kõik oleks ilus hästi kiiresti ja lihtsalt. Nii, mullaplats on tehtud, siis ma võtan nüüd selle uue area placement'i. Valin siis ise joonistamise versiooni, ehk siis alguses joonistate nelinurkse kuubiku. Mul on pandud, et nurgad on siis ümarad, saate panna ka, et on täiskraadide peal. Peale vajutades saate neid siis liigutada sobivasse kohta. Ja kontrollit vajutades all hoides saate lisada punktid juurde sinna, kus vaja. Siin. Vaatan, et ta võimalikult loomulik jääks. Ja favoritesi alla olema lisanud siis need taimed, mis sobivad Eesti kliimasse. Ehk siis seda saate teha niimoodi, et vajutate taime peale ja sul üleval on tähekese märk. Ja vajutada selle peale, siis teil tekib oma favoritesi nii-öelda valik. Et ei pea iga kord otsima neid lilli ja taimi, et saate siia oma lemmikud kokku koguda. Ma panen siia nüüd tohutus koguses erinevaid taimi, mis ta siis lisab automaatselt sinna ala peale, mis ma talle määrasin. Siit saate valida siis palju ta või mitu protsenti ta sellest alast ära täidab. Lülitan välja ka selle, et ta jätaks taimedele ruumi. Kui on suured puud, siis saate siit just seda suurendada või vähendada. Praegu teen nii, et ta ei jätaks ja korraga lisab ta mul siis nüüd üle peaaegu 500 taime. Ja see võttis, ütleme siis paar minutit ja mul on terve peenar lilli täis. Neid ma saan siis vajadusel hiljem muuta, liigutada, asendada. Praegu mul läksid ka need vale layeri peale, ma vaatan. Nad on õnneks kõik mul aktiivsed. Ma saan tõsta nad õigele nii-öelda layerile, panna need siis peenra alla. Ja ongi paigas. Nii. Teeme nüüd siis line tooliga, mis on kindlasti pikaaegsetele kasutajatele juba tuttav. Samamoodi siia heki ümber. Samamoodi hoides kontrollit alt, saate lisada punkte. Ta võtab siis kõige lähema punkti. Nii, nüüd sai paika. Panen need punktid paika ja siis liigutan neid vastavalt. Jätsin nii-öelda hoovisõidu augu siia avatuks. Ja samamoodi siis lisan siia sobiva heki taime. Võtsime, kus ta nüüd siin on. Ja leitud. Ja määran, kui palju neid siia joone peale siis lisatakse. Saate neid asendeid, suuruseid muuta ja nurki ümaraks teha, kui vaja sobib, panen ok. Ja ongi hekk tehtud. Suure metsaala ma praegu ise ei hakka joonistama, vaid või nii-öelda istutama, vaid kasutan siis klaster, ehk siis Lumioni valmis metsad. Lisan neid siia taha 3 tükki. Lihtsalt, et pildistamise jaoks oleks ilus taust. Valin kõik samad objektid ja liigutad metsa layerile. Siin on siis erinevad valikud, nagu te näete, kuidas teil vastavalt vajadus on siis mugavalt, et ei pea käsitsi kõiki liigutama, vaid saate automaatselt panna kõik kas siis maapinnale või liigutada neid. Ja lisame ka siis nii-öelda tausta, metsatausta. Ja kui kõik on valmis, siis lähen pildistama. Valime siis sobiva kõrguse, siis saate siis kas siis rulliku hiire abil või siis numbreid kirjutades paika sättida õige koha, asukoha, mängida üles alla.
valin siit ilusa tausta. Natuke ülespoole. Saate muuta fookust lähemale, kaugemale, kuidas ilusam on. Üles alla. Ja vaadake, ilus mets on taga. Olen sobiva leidnud. Lisan vajalikud filtrid, efektid. Kui arhitektuuri kasutate, siis kindlasti alati 2 punkti perspektiiv, et siis maja oleks ilus sirge, nii nagu ta päriselt on. Sun Study soovitan alati kasutada, ehk siis oleks loomulikud valgused, varjud vastavalt asukohale. Vajutan render. Ja siit näete siis renderdamisvalikuid. Lisandunud on siis upscale seal ja upload to cloud. Teeme siis, kasutan AI valikut, laen tavalise pildi AI abiga, ehk siis nüüd ta renderdab hästi väikse pildi ja AI siis suurendab seda hästi väikest pilti 4-kordselt, et mina saaks siis oma valitud suuruses ehk siis ekraanile sobiva pildi. Ja näete siis kohe, milline pilt oli, täpselt alla minuti läks ja saite sellise pildi. Originaalis tegi sellise ja AI abil tuli siis see suurem pilt. Nii. Kui järgmine teema on siis clipping planes. Eelmistes versioonides oli mure, et kui te nii-öelda lõikasite oma maja pooleks või lisasite clipping plane'i, siis seinad jäid seest tühjaks. Uues versioonis saate te siis valida, mis värvi seinad täidetakse või siis saate ka valida materjali. Näiteks nagu käädis on valge taust mustade kolmnurkadega ja enam pole ka piirangut, et saate kasutada kuni 3 lõiget ja saate ka muuta kraade, et ei ole ainult 90 kraadi, vaid saate ka 20 kraadi või kuidas teil siis ilusam on. Ja saate sellest siis automaatselt teha edasi renderdused ja saata juba kliendile ülevaatamiseks. Edasi ma näitaks teile lähemalt siis Lumion Cloudi. Alguses esimeses videos ma näitasin teile natuke teda juba, aga ma teeks teile nüüd tuuri, et kuidas Lumion Cloud peaks siis kiirendama ka teie tööprotsesse. Mitte ainult siis, et kuidas seal ise endale kasulik, vaid just, et kuidas klientidele saab jagada mugavalt, kuidas teha töökaaslastega tööd mugavalt, et teil on ülevaade. Ja mis on ka uuendatud, on panoraamid. Kui vanasti oli siis piiratud panoraamide kogus, siis nüüd on see põhimõtteliselt piiranguteta 300 tükki, aga Eestis, ma ei tea, võib-olla suurte linnakute tegemisel on teil nii palju neid viewpointe vaja, aga põhimõtteliselt võib öelda, et nii-öelda piiranguteta, samamoodi teete panoraamid, renderdate valmis, laete need üles cloudi ja sealt kaudu saate siis lingiga või QR-koodiga jagada kliendile. Pilti on parandatud samamoodi AI upscaleriga, ehk siis peaks olema väga kvaliteetne. Ainuke mure, mis veel sellega on see, et ray tracing veel hästi ei toimi, aga nad vist lubavad, et nad tegelevad sellega, et proovitakse ka panoraame siis teha võimalikult loomulikuks. Läheme siis edasi Lumion Cloud keskkonda. Selline näeb välja siis esipaneel, kui te sisse logite. Te näete, mitu projekti teil on, mitu renderdust teil on. Te saate oma profiili muuta. Siit on näha kõik. Alla kerides on siis näha Lumioni uuendused, teie projektid, Lumioni litsentsiinfo, lühivideo, kuidas siis Lumion Cloudi kasutada, eraldi renderdused ehk siis pildid ja panoraamid,
Ja samamoodi on siis mingid Lumioni uuendused ja saate inspiratsiooni vaadata, kuidas teised siis Lumioni kasutavad. Küljemenüüst on siis näha seesama home paneel. Järgmine on projektid. Projektid on siis need nii-öelda faili kaustad, kuhu te siis saate panna erinevaid faile. Siit saate lisada, filteerida. Seal ei pea olema ainult pildid, seal võivad olla ka PDF-id või mõned muud failidokumendid projekti all ja projekti saate siis jagada teiste inimestega. Siis on renderdused, siin on puhtalt siis needsamad pildid, panoraamid. Saate neid siin muuta, vaadata, jagada. Panoraamil siis samamoodi liikuda ringi punktide peal või siis pildile vajutades. Te saate siin kommenteerida, jagada, kõigiga avaliku lingi teha. Saate määrata sellele, kas ta vajab ülevaatamist, kas ta on nii-öelda aktsepteeritud, mis seisus ta on, kõik näevad neid ja samamoodi väga mugav koostöötamiseks. Nii, lähme edasi, siis järgmine valik on Shared with me. Minul see kaust on hetkel tühi, aga kui keegi jagab teiega mingit projekti renderdus, siis näete seda siin. Siis on content package siin saadaval, ehk siis kui Lumion tuleb mingite uute varadega välja, siis te saate need siit alla laadida. Viimane oli siis kevadtaimed, tulbid, nartsissid. Vajutades peale saate need mugavalt omal arvutisse laadida ja sealt juba siis Lumioni võtta ja kasutada. Siin on ka siis jõuluteemaatilised ja ka Halloweeni ja sügisteemalised asjad. Ja uus AI asi, mis Lumion nüüd välja tõi, on siis Material Generator. Ise katsetasin, laadisin lihtsalt ühest mööblitootja e-poest materjali pildi siia ja laete sobivas mõõdus pildi üles, ei pea üldse olema mingi megasuur või piisab täitsa tavalisest e-poe pildist. Saate siis valida, kuidas ta teile seda näitab. Saate talle panna erinevaid omadusi juurde. Ta laseb teil alguses ka valida näiteks, et ta paremini suudaks tuvastada, mis materjal see on. Ehk siis see on see pilt, mille järgi mina hakkasin tegema. Te saate valida, kas ta on siis fabric, wood. Seal on neid erinevaid valikuid. Ehk siis ta juba aitab, AI siis peaks suutma tuvastada. Kui see on paigas, panete lihtsalt download generation map ja te saate selle materjali siis laadida mugavalt omale Lumioni. Ja AI upscaler, mida ma teile natuke ka juba tutvustasin, aga siit saate siis laadida pildi ülesse. Kõrval on siis, tegin lihtsalt katsetuse, renderdasin Reviti enda renderiga pildi ja laadisin selle siia ülesse. Ja tahtsin näha, kuidas ta sellega siis hakkama saab. Olenevalt, kui suured teie nüüd seda pilti näete, siis väga hästi on näha, kuidas just need postid on hästi ilusad. Ei ole udused nii-öelda ka inimeste puhul. Et kui me täna paneme muidu tavaliselt AI-sse kuskile ülesse, siis ta ikkagi muudab ja teeb, et siin nagu seda muret ei ole, vaid ta päriselt teeb kvaliteedi heaks, aga ta ei muuda teil midagi pildil. Ja siin on siis link, mis viib otse Lumioni lehele, kus te saate siis vajalikke plugineid alla laadida või muud vajalikku. Kui teil veel ei ole näiteks Lumion View'd, kommuun ja muud vajalikud. Lähme esilehele ja ma näitan siis, kuidas selle projekti vaateid ja kuidas sellega koostööd teha. Siit saate siis lisada faile, kas siis lisada renderduse või saate uue foldri lisada. Siit saate muuta vaadet, et kuidas te seda projekti näete.
kas siis sellega on vaja tegeleda, kas ta on projektis, siit saate siis muuta tema staatust. Et näiteks te olete valmis, vaadake üle, palun. Ja kui te lähete sinna tagasi projekti vaatesse, siis ta on liikunud approval'i alla. On ka selline vaade, kellel kuidas mis meeldib. Lisaks saate siis kutsuda töökaaslasi sama projekti peale või siis kliente, kellel on Lumioni näiteks konto olemas. Siit näete muudatuste ajalugu, ehk siis teil on hea ülevaade, kes mida millal tegi. Natuke läheb aega. Hetke. Ja siis ta näitab siin ära. Kuna mina olen ainult tegelenud sellega, siis on minu nimi siin, aga te näete täpselt ära, kuidas, mis ajal, mida ma siis tegin. Nii. Ehk siis soovitan katsetada, kes veel ei ole proovinud, vaadanud neid võimalusi, siis hoiab kindlasti palju teie aega kokku. Nüüd lähme siis järeltöötluse juurde. Kõige Lumion proovib teha muidugi kõike selleks, et ei vajaks üldse muid programme, võid kasutadagi Lumioni oma filtreid ja värvimuutjaid ja kõike muid, et te saate kohe ideaalse pildi. Jah, see on võimalik, aga kahjuks ikka juhtub nii, et te renderdate selle pildi valmis ja siis keegi ikka otsustab, et tegelikult tahaks, et see maja fassaad oleks teist värvi või need pingid oleks natuke muu tooniga. Ja sellistel hetkedel ei ole teil mõtet tulla ikkagi Lumioni alati, kui teil on olemas teised litsentsid või tarkvarad, näiteks nagu minul, eks ju, Photoshop, et siis ei ole mõtet tulla Lumioni tegema neid muudatusi ja uuesti renderdama pilti, vaid palju kiirem on see, kui te valite siis ehk siis väljund kihi või additional outputsiga koos, ehk siis kui te teete renderduse, salvestate sellele oma arvutisse, siis te valite ka need mapid, ehk siis kas materialide, ehk siis kus on materjaliga, materjali oma värv või sügavuskaardi või peegeldused. Ja kui on vaja teha mingeid väikseid muudatusi, siis te saate teha seda juba nii-öelda Photoshopis näiteks. Ehk siis ma näitan, kuidas ma seda tegin ja kui kiiresti see toimib. Ehk siis ma võtsin Lumioni enda näidisprojekti. Siin on juba kõik efektid, asjad olemas. Kui te kasutate AI upscalerit või siis Lumion Cloudi laadimist, siis kaovad ära mapid, ehk siis te peate kindlasti salvestama arvutisse ja mitte Cloudi ja ei saa AI-d kasutada, kui te tahate mappe. Ehk siis siin on 6 erinevat mappi vastavalt vajadustele. Aga ma võtan praegu ainult selle materjali mapi, ehk siis teha kiire muudatus, võtan keskmisest kvaliteetsema või suurema pildi, panen pealkirjaks siis järeltöötlus. Selle renderduse puhul siis siin on kasutusel kõik ray tracing'ud ja kõik sellised hästi suured filtrid, mis muidu võtavad renderdamisel väga palju mahtu. Siis näete, see sai valmis mul ainult mõne minutiga. Avan Photoshopi, võtan siis originaalfaili, et ma ei kujuta ette, kuidas kas keegi siin kasutab või on keegi, kes teil teeb, keegi teine, kes teeb neid järeltöötlusi. Valin siis selle materjali mapi ja näiteks muudan selle tumba värvi. Tahan näha, kuidas mingit teist värvi tumba siin keskkonnas toimib. Panen värvimapi kinni. Võtan lihtsalt color mixeri kõige lihtsama, ma ei hakka siin näitama mingeid sügavaid muudatusi praegu teile. Aga lihtsalt, et kuidas põhimõtteliselt paari sekundiga ja ma saan sobiva värvi oma tootele määrata. Ja kui ma olen leidnud selle sobiva värvi, siis salvestan või siis ekspordin, kes kuidas. Ma praegu valisin lihtsalt save'i ja salvestan omale sobiva siis JPG faili ja saadan siis selle näiteks ülevaatamisele. Ja hoian kokku meeletut aega selle asemel.
ehk siis kui teil saadate järeltöötlusesse kellegile, siis teie teete näiteks Lumionis mingeid asju, siis soovitan need mapid ka kohe alla võtta. Ja siin ongi ta valmis. Ja kui te tahate ta veel parema kvaliteediga saada, siis lähetegi Lumion Cloudi, võtate AI Upscalleri ja saate siis näiteks kasvõi sobiva trükifaili juba mõne minutiga, mida saate siis näiteks pannagi väravate peale või kui teil need ehitusplatsid on, seal on teil näidised. Nii. Ja nüüd olemegi jõudnud lõppu, kasulikud nipid. Ma natukene räägin siin niisama ja vaatan, mul on tehtud ka üks lühivideo, kui ma jõuan ajaliselt teile näidata, siis ka näitan teile mingeid siukseid asju, mis ma olen märganud siis, et mõned ka pikaaegsed kasutajad on üllatunud või mingi pole näinud või kuulnud, sest ilmselgelt meil on kõigil mingi harjumus kasutada mingeid asju ja ega ma mõistan, et pole teil ka aega ju käia kogu aeg mingeid YouTube'i videosi vaatamas või ennast kursis hoida uute nippidega. Ehk siis käin üle, kuidas aega kokku hoida, on siis Lumion View, reaalvaated, et ei pea kohe oma projekti viima Lumioni, saate seal oma kiired ülevaated teha, jagada klientidega esmaseid mõtteid, ideesid. Kasutage massilist asendamist. Ehk siis, kui seda ei pea ainult taimede puhul kasutama, see ei ole mõeldud ainult peenardesse. Ta võib näiteks, kui te teete restorani, kus on palju toole, te saate võtta kõik toolid korraga ja need asendada vastavalt sobivate toolidega, te ei pea ükshaaval neid klikkama ja asendama. Et visualiseerimise ja emotsioonide tõstmiseks siis kopeerige, kasutage juba näidisprojektidest salvest või tehtud neid nii-öelda filtreid. Hoiab aega kokku, valite sealt efekti, salvestate omale arvutisse, teil on oma projekt, toote selle sisse, teil on kohe õiged seadistused, ray tracing'ud, kõik asjad olemas. Samamoodi soovitan ikkagi meie kliimast kasutada vihma lundefekti, lumeefekti, mis on päris hea juba Lumionis. Ta on üpris realistlik materjalide peal, maapinna peal, peegeldused, kihid, ta jääb päris ilus juba, ka kõik need vihmapisad aknal. Ehk siis vaadake, katsetage, kui te olete kunagi midagi proovinud ja vaadanud päris hästi ei toimi, siis tegelikult ikkagi nähakse igapäevaselt vaeva, et muuta meie need renderdused aina paremaks. Kasutage Sun Study ehk siis päiksevalguse uuringut, sama, mis oli seal Lumion Views, on teil olemas ka Lumionis, on ju. Te näete ära kohe, te saate kindla asukoha määrata, näiteks kui te teate aadressi, kuhu see objekt läheb, siis saate täpse asukoha määrata, saate vaadata kohe järgi, kuidas päike liigub, kuidas ta reaalses olukorras on, mis varjud teil tekivad ja tekitab väga palju loomulikkust. Kui te ei leia sobivaid taevast või materjali Lumionist, kasutage teisi võimalusi. Lumion on ka parandanud seda, et ehk siis sisse toodud või importimine on nüüd kordades kiirem ja parem. Poluheavin, eks ju, materjalide jaoks ja ka taevaste jaoks, kui te ei leia Lumionist sobivat ja nad peaks väga ilusti toimima. Ehk siis piltide ja videode puhul ka, mida ma näen, on see, et öeldakse, et jookseb kokku ja võtab nii kaua aega, siis tihti on see, et alati tahetakse valida see parim resolutsioon, kõige parem, suurem, aga tihti ei ole neid vaja, sest kui me ikkagi jagame pilte, ütleme lihtsalt arvutiekraani peal jagamiseks, siis ei pea olema see 4K või 8K pilt, et piisab täiesti tavalisest desktopi pildist, see hoiab aega niivõrd palju kokku renderdamisel ja tõesti, kui tuleb hetk, et on vaja paremat, siis kasutage seda AI Upscalerit, samamoodi hoiate tohutut aega kokku. Kui teete videosid,
siis kasutage heli, 3D helisid. Lumionil on väga hea pank, näiteks kui te panetegi lõkke või panete linnud puu otsa, 3D heli, eks kui video liigub, siis ka heli on vastavalt, kui te olete asjadest kaugemal, on õrnem heli. Video puhul veel, et ei pea valima kõige rohkem neid kaadreid sekundis ja hästi suurt resolutsiooni, et lihtsalt arvutis vaatamisest piisab lihtsalt Full HD, 30 kaadrit sekundis. Ta on täiesti normaalne, mõnus, sujuv, et isegi kui te lähete võib-olla liiga detailseks või hästi palju kaadreid sekundis, siis pigem ta võib mõjuda mitte nii loomulikult. Ja klientidega soovitan siis hakata ikkagi kasutama seda Lumion Cloudi. Kasutage QR-koodi või linkimist. Väga mugav, panete endal arvutis renderdama, panete, et laeb cloudi, saate ise kohvi juua samal ajal, võib-olla juba kliendi poole liikuda, võtate lihtsalt oma tahvli, iPadi, mida iganes kaasa või saadate kliendile. Klient saab oma arvutis juba vaadata või teie kaasa toodud tahvlis vaadata panoraame, kuidas pildid täpselt mõjuvad, kuidas toimivad. Et väga mugav viis, kuidas jagada. Tundub, et meil natukene on siiski veel aega ja ma näitan ka siis, tegin lihtsa video mingite funktsioonidega siis, mida ma tuletan teile meelde. Ehk siis Open Maps, mida ma soovitan kasutada, toob väga palju realismi sisse. Ma valisin lihtsalt praegu mingi Ülemiste City, kuna meil omal kontor on ka siin ja Rail Balticu ala on praegu veel tühi, siis saab sinna veel paigutada asju. Aga saate siia panna täpse aadressi, saate valida raadiuse, kaugel ta on ja panete download map. See võtab samamoodi mingi, see video ei ole kiirendusega mul, ehk siis reaalselt nii kaua aega, nagu ta läks, nii kaua ta läheb teil ka praegu siin. Alla minuti vist laadis terve selle mapi, seal te saate juba siis oma maja täpse asukoha paigutada. Te saate, näete seal tänavaid, siin taga näete, paistab T1. Et siis saate mugavalt kasutada. Layerid tuletan meelde, väga mugav, mis kirjeldavad protsesse, neid saab liigutada. Nii, siit saate siis otsida neid väga mugavalt, kui te panete kinni, vaadata, mis teil on. Tõstan natuke maastikku jälle, üks asi, mida meelde tuletada. Teen siia lihtsalt ühe künka ja paigutan siia ühe puu. Ehk siis valin siit oma lemmiku alt ühe puukese ja näitan siis, et kuidas siis maastikuga mängib, ehk siis keerub F-täht ja te saate liigutada teda maastikul. Ja tulete meelde, külje peal on ka siis näha kõik kiirnupud, mis teil võib olla vaja selle näiteks place'i ajal. Et see puu pole küll väga loomulik, aga väga mugav, et ei pea hakkama ise keerama ja pöörama. Siis järgmine asi, mis veel väga palju loomulikkust lisab ja teeb pildid ilusaks, on siis materjalidele loomuliku kulumise lisamine, mis on siis Lumionis ülihea. Võtan siit lihtsalt betoonmaterjali ja lisan talle aega juurde. Saate valida siis kas wood või mis iganes materjal tal on. Ja kui ma panen selle täiesti põhja, siis ta lisab vastavalt selle materjalile kas siis sambla, hallituse, kulumise ja kindlasti soovitan alati materjalidele lisada ümarad nurgad, soft edge, sest tegelikult maailmas ei ole ükski asi 90-kraadise nurga all, nagu ta on meil arvutis. Nii. Mis ma veel soovitan efekte kasutada, eks ju, siin on igast purskkaevud, kõik muud helid leiate siit alt, langevad lehed, mida on vaja ja utiilide alt siis leiate siis selle sama clipping plane'i.
ja saate tekste lisada, peegeldust, maapinna lõikamist. Ehk siis erinevaid asju, et teha see pilt ja video võimalikult naturaalseks. Nii. Näitan siis uuesti, kuidas kõiki korraga valida. Võtan selle ühe põõsa, select all, samamoodi hoiab metsikult aega kokku. Et ei pea hiirega üle tõmbama ja tegema, et ja siis kartma, et kas mõni peidus või taga olev objekt tuleb ka kaasa. Siis üks asi veel, mis väga palju aega kokku hoiab, kui teil on mingid kindlad asjad, mida te kogu aeg kasutate koos. Ma teen siia täiesti suvaliselt, võtan ühe õuetooli, lisan siia juurde õuelaua ja panen sinna peale kohvitassi. Kui teil on endal näiteks mingid kindlad tooted või te olete ise tootja, et siis saate te luua väga mugavalt grupeeringu mingitest asjadest, mis teil kokku käivad. Näiteks ma võtan need 3 objekti, kohvitass, laud, tool ja siit ülevalt saab valida määra nad grupiks ja ma saan selle salvestada Lumioni. Ma panen sellele grupile nime, näiteks õuemööbel. Ja kui mul on vaja, no näiteks tihti kasutan seda sama kohvilauda või sama mingit, mis iganes erinevaid objekte koos, siis mul on mugavam kui see, et ma iga kord neid otsin või favoritesi alla panen ja hakkan neid otsima, vaid ta läheb siia alla grupid, seal all panete place, siis ta on teil see grupp kohe olemas. Te saate siit kiiresti valida ja lisada ta siis endale uuesti objekti, sest ei pea kogu aeg uuesti samu asju looma. Nii. Ja näitan siis ka, kuidas salvestasin ühel siis näidisprojekti alt ka filtri või efektid nii-öelda, ehk siis, et kuidas neid lisada mugavalt ja kiiresti. Siit saate siis kopeerida, aga ma praegu salvestasin, ehk siis load efekt, ma salvestasin selle arvutisse. Ja põhimõtteliselt 2 sekundiga on mul juba paigas 2-point perspective, mis on alati, eks ju, arhitektuuri puhul kindlasti vaja kasutada. Siit saate siis lisada juurde vajalikke filtre, kui midagi jääb seal puudu, saate muuta. Ja näitan ka siis, kuidas meie kliimast arvestades on meil tihti sügis, et kuidas hästi kiiresti saate siis ka näiteks, kui teil ongi rohelised puud, siis näiteks selle filtriga saate kohe teha endale sügise. Ühe kliki vajutusega ja teil on puud ja põõsad kõik kollased ja nii nagu peab. Et saate valida siis ka täpselt kuhu ja mis ta mõjub. Näitan ka teile vajalikke linke. Ehk siis Lumioni seesama kaust, kus te saate siis Lumioni varasid endale salvestada juurde, kui nad tulevad välja. Valite download scene. Kui te download back'i teete, siis ta salvestab lihtsalt pildid koos põhimõtteliselt JPG failid. Siia siis panete load project, sealt saate siis salvestada selle scene'i faili endale. Siis muidugi 3D warehouse, Rimble oma, kus te leiate väga palju materjale ja tulete meelde Polo Heavenit siis, mis on ka väga mugav erinevate materjalide ja taevaste jaoks just, et teha loomulikumaid renderdusi. Mina võtaks nüüd enda poolt asjad kokku. Infot sai vist päris palju. Õnneks ma arvan, et enamus asju te juba teadsite ka. Mingid on uued asjad. Ehk siis kasutage AI pildiparandajat või AI upscalerit, eks ju, et ajada kokku hoida. Kasutage siis meie nüüd seda uut põhjamaist haljastust, et renderdused oleks loomulikumad, ei pea enam otsima kuskilt kolmandate osapoolte poolt loodud puid ja põõsaid.
solid caps ehk siis lõikeid kasutage, et saada anda paremat ülevaadet klientidele. Kui teete salvestamisi, kasutage väljundkihte ehk siis maps'e, et järeltöötlus oleks kiirem ja mugavam. Kasutage Lumion Cloudi, et saada kiiremat tagasisidet, teha mugavamalt ja kiiremalt koostööd. Ja muidugi, kui alati tekib küsimusi, mingeid mõtteid, võite alati helistada, kirjutada, aitan nii palju kui saan, oskan, kui ei oska ise, küsin, uurin edasi teistelt, kes teavad. Et ma ei tea, kas siin küsimusi on tekkinud, chati pole keegi kirjutanud, kätt pole keegi tõstnud. Ehk siis kui teil hetkel küsimusi ei tekkinud nende funktsioonide asjade koha pealt, siis ma lõpetan. Mu number on siin näha, meiliaadress on näha. Saate alati kirjutada ja uurida. Ja kui tuleb jälle mingeid uuendusi, siis kindlasti saadan teile jälle meili, annan teada ja proovin teid ikkagi kursis hoida olulisemate asjadega. Aga mina tänan ja loodan, et teie protsessid on aina kiiremad renderdades ja et Lumion teeb kõik selleks, et teil parem ja mugavam oleks. Head päeva jätku!